6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tere kallid rallisõbrad, Monte Carlo ralli on lõppenud, WRC hübriidajastu on avatud ja on avatud tõeliselt dinosauruse võiduga. Sebastian Loeb dramaatiliselt 2 viimase katsega selle õnne enda kasuks pööras. Meil läks teadagi, kuidas sellest sai juba pikemalt teile räägitud, aga vast täna peatume Oti tegemistel ka veel korraks. Meil on kõigepealt telefoniühenduses Jaan Martinson hoolduspargis kuskil. Oled ikka veel seal kandis? Jaa, just, tere. Olen hoolduspargis ja liigun intervjuud tsooni ja tahaks seal kinni püüda Hyundai ajutise tiimipealiku ja tema käest natukene uurida, et miks see Ott Tänak siiski lõpuks katkestas. Arvad, et ta pole juba helikopteriga õhku tõusnud ja põgenenud kiirelt? Ja Ott ise on siin ja täna on ju sõitjate pražnik ehk pidu õhtul gala ja sinna need sõitjad tavaliselt jäävad ja söövad head sööki ja lõbutsevad natukene ja meil on ikkagi kikilipsud kaasas kõik ülikonnad, nii et Ott Tänak liiguksid ära ilmselt homme alles. Aga kas sa ei lugenud siis Hyundai pressiteadet, et radiaator on nii katki ja meie mehed nii kehvad, et me ei suuda ühe ööga radiaatorit korda teha ja sellepärast me katkestamegi? See oli ametlik põhjendus. No jah, kindlasti. Ja kindlasti ma usun seda, eks. Nii et kuule, siis võid selle tiimi küll lõplikult kinni panna, kui nii oleks. Et tegelikult ma ise arvan, et seal on rohkem küsimusi punkt 1 varumosades ja teine asi on ikkagi see, et nad saavad võimalusi mootori välja vahetada. Aastas on 2 mootorit lubatud, aga kui sa ralli katkestad, siis sa võid lisamootori kasutusele võtta ja mäletame, et Tänakul oli mootoriga probleeme, isegi juba teisti katsel tal 1 silinder lakkas töötamast ja ma arvan, et pigem see oli üks põhjus. No vaevalt uus tiimiboss tahab seda nii avalikult jagada, kuigi ma ei saa aru, mis suur saladus see oleks. No vot, ma ei tea jah, aga üritada ju võib, kuigi ma ei ole üldse kindel, et kas see siia tuleb ja kui tuleb Willi õnnitlema, tervitama 6. koha puhul ja õlale patsutama ja õnne soovime. Aga mine sa tea. Igatahes ralli oli selline, viimane rallipäev oli selline paras tiksumine, kuni eelviimase katseni Pirelli otsustas siis jälle huvitavamaks teha meile asja. Sebastian Ogiel rehv purunes ja Loebi selja taha ta langes, kuigi edestas vist enne seda katset 24 sekundiga, 24,6 isegi, ja langes 9,5 sekundiga Loebi selja taha. Sellega oligi põhimõtteliselt tehtud. Punktikatsel jäi siis selline, et Sebastian Ogier sai veel 10 sekundit ajatrahvi vale stardi eest ja Loeb, kui seda trahvi poleks tulnud, oleks Loeb võitnud 0,5-ga, lõpuks võitis 10,5-ga ja üsna imelik tundus see vaatepilt. 47-aastane mees ronib siis kõige uuema WRC masina katusele, mis üldse olemas on. Et mis sa ütled vanameistri kohta? No, esiteks ma ütlen, et vanameister on muidugi ülikõva, aga teiseks ma ütlen, et M-Sport on ka ülikõva. Ma just kirjutan homsest selle ehte artiklit ja seal ma tõin välja kõik selles mõttes, et nii palju kui me kuulsime Hyundai probleemid ja neid oli tõesti terve nimekiri, et pool artiklit on nendest täis, et Thierry Neville oli piisavalt tututas ja rääkis kõik, mis tal seal oli. Alates sellest, et tiimikaaslaste jutt hakkas segama suhtluskaardi lugejad ja nii edasi. Ja sinna kõrvale ma panin kenasti just nende konkureerivate tiimide nii-öelda rõõmuhõisked ja vanameister Loeb ütles, see on väga-väga hea auto. Ja ütleme niimoodi, et ta ongi väga hea auto ja siis kui Toyota vennad, kui Kalle Rovanpera, kes tegelikult virtuaalselt ikkagi tõusis MM-sarja liidriks
siis tema ütles, et see on suurepärane auto ja väga kindel auto, mitte mingisuguseid probleeme ei tekkinud. Ja Jari-Matti Latvala eile ju ütles, et nüüd hakkab peenhäälestust pista ja Kreit Vein ütles, et see on suurepärane auto, et ma suudan selle võimalustest ja võimsustest välja võtta ainult praegusel hetkel 70%. Ja paneme sinna nüüd Hyundai. Et ma olen täitsa kindel, et Hyundaiga, kus viimati ju lööb sõitis, ta ei oleks seda rallit sõitnud. No nii on. No Hyundai, ütleme ausalt välja, näeb Toyota ja M-spordi kõrval hetkel paras labidas välja. No absoluutselt. No tähendab, neid probleeme on lihtsalt niivõrd palju, et ma saan aru, et oleks üks viga, teine viga ja Ott Tänak ütles ka, et tegelikult autol pole viga midagi, ainult et ta ei tööta ja on aeglane, muidu on hea auto. Et tal on vähemalt mugav sõita, vähemalt see on positiivne, et sinna peale annab ühteteist ehitada. Aga muidugi ütleme niimoodi, et ikka pisar võttis endaga silma, kui lööb ja tema 50-aastane naisterahvas matemaatikaõpetajast kaardilugeja sinna auto peale ronisid ja pärast kampust kõitsisid, et see on ikkagi võimas ja ma kujutan ette, et see daam paigutab selle esikoha karika endale ikka tõesti sinna kamina peale kõige silmanähtavale positsioonile ja eks ta siis võib-olla võtab kooli kaasa ka näitab õpilastele, et näeb, et ta ju andis teada, et ta läheb hobidega tegelema, ta ei öelnud, et mis ta hobid on ja see on ikkagi tegelikult võimas. No ja see näitab, et klass on igavene. Kalev Kruusi ütles, et anna Sebastian Lööbile kätte ükstapuha, mis sõiduvahend näita, kuidas see käima panna ja ta hakkab kohe esikoha pärast võitlema. Täna ma just ise mõtlesin, et huvitav, kui toimuks teerullide võidukihustamine, siis paneks ka Lööb paneks selle asja kinni. No Montes kindlasti. Seda kindlasti. Aga spekuleerides siis, kust Lööb veel võib rajale tulla, millisel rallil? No eks see ole nüüd kokkuleppe lagi, eks tal ole siin mõnusaid ja mugavaid rallisid teisi ja ma loodan, et mees sai hamba verele ja me näeme teda veel. No ega ma ei ole seda, ma ei tea, Horvaatia, asfaltiralli võib-olla seal. Ma ei usu, et ta kohe järgmine ralli Rootsi tuleks. Siin on need rallisid. Tegelikult ta võiks minna viimasele rallile Jaapanisse ja siis seal ka Toyotale koha kätte näidata. Aga muidugi üks huvitav pilt oli veel, et kui ta panite tähele seal ekraanil, kui pikaks ikkagi venis selle Ogier nägu, kui ta selle refi katti tegi ja pärast siis vaatas neid sõiduaegu, sai teada, et on ligi 10 sekundiga või 10 sekundiga on Lööbist tagapool. Et see mees ikkagi ka, on ta niisugune naerusuine ja lõbus kodanik küll, aga see võiduiha on tal ikkagi sama suur kui Lööbil ja kõigil teistel saaridel. Jaa, Ogier'st oli täitsa kahju isegi. Aga kes nüüd Lööbi auto järgmiste rallidel endale saab? Vot ei kuulnud siin põlised midagi. Et kes nüüd Lööbi auto järgmistel rallidel endale saab? Või jääb garaaži? No ei, seda ma ei tea. Neil on ju autod on loetud, ega see tehakse korda, pannakse tallele, et siin praegusel hetkel see võib-olla tulevikus me räägime, võib-olla kingitakse sama auto Lööbile ka, aga esialgu on ikkagi need autod ju loetud. Vaata, mis Hyundai oli, kui nad testikatsel Will avarii tegi ja siis selgus, et rohkem autosid neil ju praktiliselt ei olegi. Et siin on esialgu on kõik need eksemplarid üle loetud ja siis kui neid saab nüüd umbes tükki 7, 8, 9, siis vaadatakse nagu edasi, aga ma arvan, et see läheb käiku õige pea. Igatahes Ogier teine, Kalle Rovampera, nagu sa ütlesid, et virtuaalne MM-saare liider tegelikult tundub uskumatu, arvestades, kui kehvake ta reedene päev oli, eks? No jaa, aga ütleme niimoodi, et teised andsid võimaluse. Ega ta samas ta ise ütles ka, et reede õhtul tal ei olnud isegi mingit lootust, aga siis
eile rääkisin Latvalaga ka ja ta ütles niimoodi, et Rovanpera ei tundnud ennast selles autos esialgu mugavalt, et see oli kõik talle uus, võistluskiirused ja kõik nii. Aga ütles, et vaadake, kui kiirelt ta sisuliselt neljapäeva ja reedega sai selle auto endale nii käpa alla, et hakkas juba laupäeval katseid võitma ja kui poleks seda reedest ebakindlust olnud, ta oleks kindlasti poodiumil olnud või siis vähemalt Priimiga nagu tõsiselt poodiumi nimel lahingut löönud. Ja see on hämmaskanud, kui kiiresti see poiss õpib. Aga Greg Breen, selle samas virtuaalses MM-sarja järjestuses ikkagi teisel kohal 2 punktiga Rovanperest maas. On Krieg Monte põhjal tiitli küsija või mitte? No ta kindlasti on. Samas on temal ka seda ebakindlust palju ja tal on ilmselt on asi see, et kuidas nüüd öelda, et ta tahab nagu sellele tiimile nagu kellega silma paista, et ta lõpetab need rallisid ja toob häid punkte. Tal praegu ei ole niisugust hullust peal, nagu on Ott Tänakul, kes sildu põletades kihutab ainult võidule. Võta või see sama punkti katse, kui Priim oli ikkagi hästi kehv sellel katsel, aga tal oli vaja 3. koht koju tuua, eks ju. Et ta ei soostunud ja ka julenud seal gaasi põhte vajutada. Ma arvan, et kui siin peaks olema nüüd tiimipoolne abi, et patsutatakse talle õlale ja öeldakse, et kuule mees, et nüüd suru gaasi ja meil on vaja järgmisi võite. Et sellest ei aita, et see 3. poodiumine saab. Ja Elvin Evansi ralli, ütleme, üldiselt läks ikkagi aia taha, kuigi Evans peaks olema põhine tiitli küsija. Ta peaks olema, see on samas jällegi teoorias, sellepärast, et vaata, tal on ju iga aasta on tal juhtunud ikka täiesti katastroofilisi jamasid, et see oli lihtsalt üks nende hulgast, et väga lihtsalt olukorras teeb väga tõsise vea ja ta peaks need eksimused ja apsakad kõrvale jätma, et siis on ta tiitli küsija, aga tegelikult see tiitel on täiesti lahtine. Sa pakud välja, et Kalle Rovanpera võidab tiitli? Ei, no miks mitte? No keeruline, eks ju. Igal kattel kiire mees. Ei, ta on kiire mees küll, aga loodame, et Hyundai saab endal auto korda ja tiitli küsijaks saavad selle Vilja Tänak. See on nüüd kõige suurem soov. No vaatame, järgmise rallini on täpselt 6 aega minna. Ma arvan, et Hyundai mehaanikud ja insenerid siin 6 aega puhkust ei ole ära teeninud ühtegi päeva. Ei, no seda mitte, jah, et põhimõtteliselt öösel võib-olla lubatakse neil 2-3 tundi magada. Okei, kui sa oled kõva tööpäeva teinud, siis 4 tundi, aga rügada tuleb kõvasti, jah. Kuule, aga selge sinuga, ilusat koduteed sulle ja täna õhtul saab veel vist Monte Carlot nautida või? Kasiinod, värgid? Ei, lähen juba Nissi ja naudin Nissi. Nissi, jah. Selge, davai. Davai, kuuleme, näeme. Jaa. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Jätkame Monte Carlo rallijutte Roland Poomiga. No Roland, sa ralli alguses oli kuskil Veneetsia kandis, kus sa nüüd paikned? Tahad ausalt teada või? Jaa. Eestis? Nii kiirelt? Jaa, absoluutselt. Ma veel tegelikult mõtlesin, et äkki ma teen üllatuse sulle, ma jõuan stuudiosse sõita. Aga päris nii hästi ei läinud, et ma jõudsin üle piiri ja praegu olen Pärnu juures. Et kahjuks üllatusi seekord ära. No siis oleks pidanud 3 tundi hiljem selle podcasti tegema. jah, just. Kvaliteedi nimel. Aga kuule, lõpplahendus siis selline, et ikkagi saime ajaloo vanima rallivõitja, 47-aastane Sebastien Loeb tuli, nägi ja võitis. No raju ikka, täitsa haige, ma ütleks. Ma natuke häbi on nüüd, ma arvan, tagantjärgi neljapäevast podcasti kuulata, kus ma ütlesin, et Loeb alustab kindlasti kõvasti, aga tõenäoliselt ralli peale hakkab vaikselt ära vajuma. No pigem juhtus vastupidine asi, et
Nii et kõik, kes te kuulate, siis ärge minu prognoosi nii tõsiselt vist edaspidi võtke. Aga ei, no väga raju, et kui ma mäletan viimati, kui Sebastian Loeb võitis ralli, oli ma muideks ka koha peal Hispaanias. Ja siis oli puhas taktikamäng, millega ta selle võidu võttis. Et täna oli ta loomulikult natuke õnne ka, aga eks õnne peab olema, et rallisi võita. Ja no ei ole midagi öelda. Ma arvan, et see on selline asi, mis paneb järgi mõtlema, et mida ise 47 aastat teha võiks. Palju tal seda vanust oli? 47 ja mingid kuud ka peale, aga kuid pole mõtet praegu arvestada, sest seni oli rekordiomanik rootslane Björn Valdegard aastast 90 ja Safari ralli 46 aastat, 155 päeva. Hanno Mikkola teine 44 aastat ja Sebastian oma 2018 Kataloonia ralli võiduga oli hetkel 3. kohal ja nüüd kõpsti esimene. Väga kõva. Nii et ma loodan, et ma ise olen ka 47 aastaselt nii kõbus, et võib ralliauto rooli istuda ja võib-olla mitte nüüd päris MM-rallit võita, aga Eestis võiks ikka ralli võita äkki ära. No tegelikult see kõik poleks pidanud nii minema, kui poleks siin rallijumal jälle väikseid korrektuure teinud, et Pirelli ikkagi hoolitseb sellest, et meil huvitav oleks ka viimasel päeval. Ja, ega me ei saa midagi öelda, et suured tänud Pirellile põnevuse toomise eest ja Müts maha. Mina eeldasin, et tuleb igav rallipäev, aga no näed, hakkas juhtuma ja pigem nüüd täna selle rallipäevale tagasi vaadates, siis põnevust jagus päris piisavalt isegi pühapäeva kohta. No Ožeest on natukene isegi kahju, ta tundus päris nukker seal ralli finišis, et sellist ebaõnne ei taha ju kellelegi. No seda kindlasti mitte. Õnneks jah, kes selle võidu siis võitis, oli teine Sebastian, et meie jaoks õnneks tema jaoks kahjuks, et võib-olla tal oleks kergem seda võtta, et keegi teine oleks võitnud, et eks me teame, et suured rivaalid nad olid kunagi, et küll seal meeles asi on ja kui ma õigesti mäletan, siis Ogier veel mingi rehvi taktika peale ütles, et ta valis sama rehvi, mis võitis Loeb, et asi oleks võrdne ja ikkagi parim mees võidaks. Nii et ilmselt kui oleks selle võidu võtnud Evans, poleks nii palju hullu olnud. Jah, aga punktikatse võitis meil mees, kes reedel kohe üldse ei tahtnud edasi liikuda, Kalle Rovampera ja võitis selle 0,9 sekundiga Elvin Evansi ja 2,6 sekundiga Thierry Neuville'i ees. No tegelikult, kui see 10 sekundit maha arvestada, siis oleks Ožeele pidanud punktikatse võit kuuluma, aga väike valestart ka temalt sealt stardist tuli. Ja, ütleme, järelikult see rallijumal seekord Ožeerile võitu ei tahtnud anda, et ka, ütleme, kõik läks siin täna natuke halvasti tema jaoks. Aga jah, kui oli ikka Rovampera katse võitnud? Jaa, Rovampärale. Jah, Rovampera katse võit, et no see kiirus kuidagi ootamatult järsku tuli, et seda ei olnud üldse ja järsku tuli väga hea kiirus, et selle kohta seda on nagu keeruline hinnata, et kus see tuli, et tavaliselt kui nagu autoga sina peale saad, see ikka tekib nagu katse. Aga antud olukorras see tekib lihtsalt ühest hetkest ja oli nagu olemas, et jah, võib-olla katsed sobisid paremini, nagu ka eile korra mainisin, et ega seda tagatausta me ei tea, igal juhul nagu lõpuks ta päästis oma nime ja oma au, et see reede oli üpriski nukker. Mis sa arvad, kui viimasele katsele oleks mindud ka umbes 20 sekundit, 30 sekundit vahe. Kas M-Sport oleks julgenud Craig Breen'i Loebist ettepoole kasutada? Breen ikkagi võitleb tiitile. Jah, ma ei tea, ma pigem vist kahtleks selles, et sellised otsused on alati päris sellised ebameeldivad, mida vastu võtta, eriti arvestades, et see inimene, kes seal ees sõidab, on Sebastian Loeb. Et ma arvan, Malcolm Wilson ei suudaks seda lihtsalt kuidagi Loebile ka ette kanda, sellist informatsiooni. Jah. Räägime paar sõna Otis ka. Pühapäeval auto visuaalselt tundus, et ei ole väga hull, et saaks isegi pühapäeval või eile õhtul tundus, et saaks isegi pühapäeval rajale tulla, aga
kuidagi kummaline, et see radiaator on siis nii katki on, et terve öö aega parandada, aga korda ei saa. Nojah, selles mõttes, et ega see avarii ise nüüd, see hoog ei tundunud nüüd nii suur, millega ta sinna seina sõitis. Aga loomulikult radikas võib väga kergesti katki minna. Pigem see probleem, mis seal tekkis, oligi see, et Ott sõitis selle autoga edasi, ma arvan. Ehk see edasisõit tekitas mootorile ühesõnaga mootor sai nii palju haiget selle edasisõitmisega, et oleks selle auto sinna raja äärde jätnud tõenäoliselt, oleks ta täna jätkanud sellega, et sealt see probleem või tänane mitte startimine tuli. Jah, eks me kuuleme võib-olla veel tegelikke põhjuseid hiljem, et äkki tahavad mootori ära vahetada niimoodi, et need on teatud arv mootoreid kasutada terve hooaja peale, aga kui sa katkestad, siis on see kuidagi kergem. Jah, see võib selles mõttes ikkagi, kui ta mootor sai haiget sealt, siis loomulikult katkestamistingimustel on need reeglid ühesõnaga erinevad, et seal on juba, et seda näeme hooaja jooksul, mis nad siis sellest, kas nad lõiksid kasu sellest kuidagi või ei lõiganud, et seda me siis kuuleme järgmiste etappide jooksul. No, võtame selle ralli üldiselt kokku, et mis me selle hübriidajastu esimese ralli pealt lugeda saame, kes hetkel valitsevad? No vägev oli tegelikult, olgem ausad. Ja see, et need autod tegelikult ikkagi lõpuni tulid, olgugi jah, seal kohati oli neid hübriidi probleeme, aga see ei olnud nii suur ja läbi probleem täna, et need autod maha kanda kohe. Et peale ilmselgelt seal mingid väikseid agasid on esimese ralli jooksul, aga need kindlasti juba järgmiseks 3. etapiks on lahendatud. Aga ma arvasin, et M-Sport on hea ja M-Sport on hea. M-Sport on ülikõva. Seda näitab loomulikult rallivõitja Gus Greensmiti hea tempo, katsevõitja loomulikult Greg Greeni poodium ja ma arvan, et iga natukenegi inimene, kes seda rallit see nädalavahetus vaatas, ütleks, et M-Sport on täna kõige tugevam. Aga üldiselt, mis on positiivne, on see, et ega need tegelikult kõik meeskonnad on üpriski lähedal ja et seda me ilmselgelt eeldasime, et Toyota ja Hyundai on üpriski võrdsed, aga see, et Ford just on mängus, teebki, ma arvan, selle hübriidajast praegult vähemalt esimese aasta-2 väga põnevaks selle. No just mingid väiksed hübriidirikkeid oli, aga need saadi kuidagi järgmiseks katseks jälle korda, et ühe katse peale võib-olla palju seal võis minna, 5 sekundit kõige rohkem, et on ka võimalik täiesti mitte töötava hübriidiga olla seal esikuuiku konkurentsis. Jaa, seda oli ju näha, et kui hübriid ei töötanud, et ega nüüd päris minutiga ei saanud, et see vahe oli ikkagi selline minimaalne. Aga nii nagu ma aru sain vähemalt, siis ega selle hübriidi probleemi lahendus kerge restartlööbi sõnul ja ega seal midagi suurt ei olnud, aga kogu see data, mis seal koguti, miks need probleemid tekkisid, see ongi ideaalne võtta kaasa ju juba Rootsi ja sealt edasi, et nagu ma ütlesin, et järgmise või ülejärgmiseks etapiks ma arvan, et suures pildis on need probleemid lahendatud, et see on kindlasti midagi väga lihtsat ja sellist kerget, et seal nüüd ei vaja poolt hooaega, et sellest jagu saada. Just, mis ma veel hübriidi kohta tahtsin öelda. Saime me visuaalselt ka aru, kuidas see hübriid töötab, et väike graafika meil seal jooksis rooli peal, aga ütleme, et kui seda graafikat ei oleks, ega aru ei saaks. Jah, ega väga ei saaks. Et olgugi, et see graafika seal on, siis kohati oli minu jaoks jätkuvalt veidi segane ja ma pean tunnistama, et mõnel autol oli, mõnel autol vahepeal ei olnud, siis jälle tuli, et jälle samamoodi see ülekande jaoks kindlasti see süsteem areneb ja läheb paremaks iga ralliga praegu, et eks esimene ralli selline kõigile selline õppimise asi oli, aga see hübriidi siis televaatajale näitamine, et iseenesest on tore, et siin asi on olemas, midagi annab jälle juurde, tore mingit datat vaadata, et ma ise alati loodan, et äkki saaks selle sõitja pulsi ka kuidagi sinna veel ekraani peal, siis oleks nagu lahe vaadata, et kui mingit actionit toimub, et palju see pulss seal kasvab. Jah, hübriidi kohta tahtsin öelda, et uus ajastu toob ka uued karistused ja uued reeglid meile siia sarja, et Neville sai sellise üsna totra karistuse või see hoiatuse. Rehvi vahetustsoonist lahkus
sisepõlemismootori abil, oleks pidanud vaikselt elektrijõul ära veerema, et eks näis, millal see esimene trahv ka sellest ära tuleb, aga olgem ausad, see reegel on ju täiesti pakasuha, nagu Jaan ütles esimeses saates, et mis mitu jääkaru me päästame nüüd sellega, et me 2 kilomeetrit sõidame elektriga, aga tegelikult põletame seda bensiini ikka samamoodi edasi. No tõenäoliselt nulli, sest ma arvan, et servicepargis diiselgeneraatorid huugavad, et neid akusi laadida. Nii et kasutegur on täpselt ümmargune 0, aga lihtsalt ütleme välja paistab asi uudsena ja väga ökona. Nii et eks see selline väline pilt on loodud ja tehnoloogia on uus ja kõik nii edasi. Aga jah, see trahv oli natuke veider ja kokku üldse ralli peale. Ma praegu võin eksida, aga see oligi need servicealad, tire fitting ja siis äkki oli mingisugune lõik veel mingi kilomeeter põhimõtteliselt, kus pidi kasutama hübriidi. Et rohkem hübriidi nagu ülesõidul kasutama ei pidanud. Et mis on ise, jah, ma isegi ei oska seisukohta võtta, et tegelikult iseenesest, kui see hübriid seal peale, siis võiks võib-olla see võimekus olla, et sõita seal natuke rohkem sellega ikka. Aga ehk asi areneb. Jälle nagu ikkagi esimene ralli alles ja küll see kõik asi areneb praegu loomulikult, kõik on toore seal. No Neville eksis siin päris mitme reegli vastu, et sai isegi 900 eurot trahvi kiiruse ületamise eest teenindusalas, kus ta sõitis 66-ga. Tore teada, et elektrimootori abil saab ka 66-ga sõita. Pull on see, et kui see auto on nii tehnoloogiat täis topitud, siis miks ei ole serviceala mingit nuppu roolile pandud, nagu F1-le tuleb pitsi sisse ja siis vaatad nuppu, sõidad gaas põhjas, aga sul lihtsalt pill ei lähe rohkem edasi. No siis juba võiks selle ühe nuppu juurde panna, et oleks veel vägevam äkki, ma ei tea. No olgu see selleks, jah. Ma arvan, et seda kiirusületust on iga ralli enamuste sõitjate pool servicepargis, kui nüüd ise seal ralli ajal sees olla, et pigem on see nagu suht tummine andmine, eriti kui keegi hakkab hiljaks jääma. Ju siis Neville jäi seekord sinna kohtunike hammaste vahele, aga kindlasti seda teevad paljud. No räägime Neville'i rallist ka, kui meil Oti rallist rääkida väga palju ei ole, et lõpuks ikkagi 6. koht ja punktikatse 3. koht, 13 punkti tõi tiimile ära viimase mohikaanlasena, sest Oliver Solberg ju tuli ka hommikul starti, aga jõudis tema sõita ainult ühe kiiruskatse ja ütles, et ei, tal on ikka tervis tuksis nende kütusaurude sissehingamise pärast, aga Neville ühtegi sõiduviga ei teinud, kõik vead, mis olid mehaanilised. Ja iseenesest on nagu positiivne, et ta mingid punktid ära tõi ja võib-olla siis, et see üks auto tuli korralikult lõpuni ja näitas ette mingid vead või mingid punktid, millega peab tegutsema, et see ongi ju tegelikult kõige olulisem. Muidugi jälle Hyundai's on see ebaõnne sõdur, kus nagu on see list on pikk, et mille kallal vaeva peab nägema. Aga selles mõttes loomulikult, ega me ei saa öelda, Neville oli kõige parem Hyundai sõita ja see on fakt. Jah. Elvin Evans võttis punktikantselt 2. koha. Kui Elvini eile poleks... Elvinil tegelikult oli hea sõit ja tegelikult oli väga hea ralli Elvinil minu meelest, aga lihtsalt see üks viga ka, mis ta tegi, see oli tegelikult nii väike viga, et ükskõik mis teine koht see oleks olnud, natukene laugem selline väljasõidu koht oleks välja saanud kohe. See oli lihtsalt, see oli väga ebaõnn ja see sõiduviga oli nii minimaalne tegelikult, et natuke kahju Elvinist, et see tempo oli väga hea aga ma loodame, et ta siis edaspidi tuleb tagasi, et kiirust tal on, kindlasti tiitli peale sõita ta on, et loodame, et seda põnevust hakkab siin hooaja jooksul siis see aasta tiitli peale ikkagi olema mitme sõitja poolt. No kahju on tegelikult ka Takamoto Katsutast, ütles, et tema ralli rikkus üks valel ajal pidurdamine ja sinna samma mäe külje alla kraavida jäi. Ma mõtlen, et ta sai nüüd 8. koha sellest hoolimata, et ta oleks vast Neville'ist oleks vast eespool olnud ja Greensmithiga madistanud vist. Jah, Greensmithiga oleks madistama jäänud, aga ega selles mõttes tõesti punktidena ta nüüd väga palju ei kaadanud. Et maailma lõpp see kindlasti ei ole, aga jah, jälle tegelikult väga mitmeid häid katseaegu sõitis, et seda oli jälle tore näha,
pigem ongi minu jaoks nagu ülipositiivne on see, et see hübriidajast on toonud neid sõitjaid, kes võib-olla olid nüüd meil, kutsume siis nendeks noorsõitjateks eelmine hooaeg kutsusime, Kliismit, Solberg, Katsuta samamoodi ja kes meil seal veel käinud on, vahet ei ole. Ühesõnaga, et nad on need noorsõitjad, kes tulevad seal peale need top 6, top 7, top 6. Et täna ikkagi see, kes suudavad poodiumi peale sõita, see on ikka tundub vähemalt hetkeseisuga, et see saab olema oluliselt laiem ring. Ja see teeb selle spordi jälle oluliselt põnevamaks minu jaoks, et võib-olla see Neville, Tänak, Ogier, Evans kombo juba natuke hakkas ära tüütama. Meil on tulnud paar küsimust ka. Raido küsib, et kas vastab tõele, et Ott tõusis suurmeister lööbiga nüüd ühele pulgale katkestamiste arvestuses. Mõlemal on 22 WRC ralli katkestamist ja vaatasin üle. Täpselt nii ongi. Väga hea statistika. Et kui vaadata karjääri pikkusi meestel, siis tegelikult päris kurb statistika. Ja, absoluutselt. Kurb ja mitte vajalik statistika võib-olla. Et eks see võeti 2012 tegi oma töö ja võib-olla eelmine aasta veel lisas natuke juurde, et kokku tulebki mitte väga hea statistika. Lisas korralikult juurde. Siis ühe küsimuse võtan veel live-blogist ka, mis meil viimasena on tulnud, et kas ilma Ogier ajakaristuseta oleks olnud kõige napim rallivõit? Ei oleks. See napim rallivõit kuulub 2011 Jordaania rallile, kus Ogier võitis Latvala ees 0,2 sekundiga. Seda vast annab ikka üle lüüa veel. Ja, täitsa isegi olin kursis selle faktiga, mingi hetk huvi pärast otsisin ka selle info välja. Et päris ägev. Ega Eestiski tegelikult on, ma nüüd täpselt rallit ei mäleta, äkki võis olla Tallinna ralli, kui äkki Jeets ja Koitla võitlesid oma vahel ja vahe jäi 0,1, kui ma õigesti mäletan. Et selliseid väikeste vahedega finišeid on ikka olnud ja seda on alati äge näha. Et kui paned seal päev 2-3 sõidad järjest rallit gaas põhjas ja selline aja vahe jääb, et see lisab sellist väga huvitavat, ütleme, lisab mängulisust juurde mõnudelt. Ja vaatame lõpetuseks huvi pärast üle ka enda ennustuse punktitabeli, üritaks seda nüüd järjepidevamalt siin hakata pidama. Jaan ja Peep võivad täitsa ühes tiimis mängida, et nad hakkavad vaheldumisi käima see rallidel. No mina ennustasin Ogier, Neville, Evans, me tegime siis sellise punktisüsteemi, et kui on koht õigesti täppi läinud, siis on 2 punkti, kui on poodiumile pandud õige mees, on 1 punkt, mina sain siit ainult 1 punkti. Roland ennustas Ogier, Priin, Evans, palju õnne, 2 punkti. Kuidas kommenteerid? Juhu, vähemalt ei ole viimane. Vähemalt ei ole viimane. Ütleme nii, et ega tegelikult see oli suhteliselt puusalt pandud pakkumine ka, et ega see on mingit väga mõistlik analüüsi taga ei olnud. Jah. No oleks Evans, poleks seda viga teinud, võib-olla olekski selline järjestus, aga lihtsalt, et kuhu me selle lööbi siis oleks pannud. Siis oleks Priin jäänud poodiumit välja. Lööbi pole ka kuhugi panna, et eks ta lööb oleks tanud siin ette jääma, et seda seal mul ei olnud, nii läks, äkki järgmine paremini. Me kõik alahindasime vanameistrit. No täiesti, ma olin jumala kindel, et ta hakkab seal võib-olla esimese, teise kohaga tulema ja lõpuks on seal siin 4. Ma olin jumala kindel selles, aga uskumatuna. Ma räägin ikka minu jaoks Kliismeti katsevõit ja lööbi kiirus on täiesti ulme ja selle ralli, see jääb pikaks ajaks meelde kindlasti. Ja meie ennustuse võitis Jaan Martinson, kes pani Ogier, Tänak, Priin, kuigi Tänaku ralli ei kulgenud sugugi nii hästi, siis pani ta õigesti nii, et Ogier on poodiumil ja Priin on 3. kohal, nii et Jaanile siit 3 punkti ja aplaus. Aplaus, jah. Ja. Aga mis sa arvad, kuu aega järgmise rallini minna, kas Hyundai teeb veel imet selle autoga? Ma ei tea, kas imet teeb, aga tegelikult üks sellise ilmselt kõige suurema eelarvega rallimeeskond võiks mingid suuremad probleemid ära lahendada, nii et päris imet ei oota, aga ootaks, et need väiksed omad asjad võib-olla saavad lahendatud, eriti eelkõige ma räägin praegult
Solbergi suitsumasinast seal, et see oli täiesti, ütleme, isegi debiilne viga õhutal, nii et kui selle saab korda, siis ma ütlen juba, et siis on hästi tehtud. Ja loodame, et Solbergile mingeid püsivaid tervisekahjustusi sellest ei jäänud. No täpselt, see vingugaas ei ole naljasi, millega mängida, et ma täiesti saan aru sellest katkestamisest. Absoluutselt. Aga selline oli siis Monte Carlo ralli. Kohtume juba vähem kui kuu aja pärast, kui on mitte vähem. No umbes täpselt kuu aja pärast, kui on vabariigi aastapäeval algamas Rootsi ralli. Aitäh sulle, Roland, ja näeme siis varsti juba stuudios. Aitäh sulle ka, järgmine kord ma olen kindlasti koha peal. Ja, nägemist. Nägemist. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.